Tere taas! Algamas on Pärnumaa podcasti 10. osa. Mina olen Regina Jaakson ning salvestan seda saadet taas kord Pärnu huubis. Täna me räägime ühest sündmusest, mis on ees ootamas sel nädalavahetusel, 8. veebruaril. Ja sellega seonduvalt olen kutsunud külla Pärnumaa terviseedendaja ja ka tervisekobara kogukonna juhi. Tere tulemast, Saale Kivikangur! Tere, Regina! Alustame siis algusest, et see sündmus, mis nüüd saab minu teada spordihallis toimuma, et millega siis tegemist on? Tegemist on siis suure Pärnumaa tööheaolu liikumispäevaga, mis tähendab, tegelikult kõige suurem eesmärk on, et Pärnumaa tööandjad ärgitaksid oma töötajaid rohkem liikuma. Meil on ka selle päeva pealkiri on liikumine on töövõime võti, aga oodatud on muidugi nii üksikinimesed kui ka meeskonnad, pered, täpselt nii kõik ühesõnaga on oodatud nii Pärnumaalt kui Pärnust ja miks mitte ka väljapool Pärnut. Mis seal toimuma saab? Peamine on siis see, et tutvustame, ütlen siis kohe alustuseks ära, et mitte ainult Pärnumaa Arenduskeskus ega mina, vaid me siis koostöös Pärnumaa Spordiliiduga seda üritust korraldame ja eesmärk siis tutvustada erinevaid liikumisvõimalusi, saab siis osaleda minitreeningutel, samuti on terviseloengud, räägime nii töökohal siis toitumisest, vanemaealiste liikumisest ja toitumisest ja ka motivatsioonist siis liikuda. Lisaks on siis minimess, kus Pärnumaa ettevõtted tutvustavad oma tooteid. Viibliving näiteks tuleb ka oma mõõteaparaatidega, saab mõõta vererõhku, veresuhkrut, ega pealmisi veenilaiendeid ja siis näiteks Trimtex tuleb oma toodetega, saab proovida ja osta ja siis on näiteks messil meil ka Jõulumäe tervisespordikeskus, holistiline näojooga, Together Activity Centers, kes siis tegeleb tantsutrennidega, Pärnu kolledž, Pärnu spordikool ja siis veel näiteks austusega loodusest, Füsiovel ja ronimiskeskus vist ei öelnud. Veel ei öelnud. Ja veel on, praegu on kirjas meil lausa 18 messil osalejat, nii et kõigile midagi. Ja lisaks on siis, kes tulevad peredega, on siis Spordiliit pannud kokku sellise kogu pere 5 punkti nagu liikumisseeria, mida saab siis koos perega läbida. Kas see on seal samas päeval siis, jah? Jaa, kõik on seal, kõik on siis, kestab tegelikult üritus 3 tundi, kella 11 kella 2, aga ja meil on päevakava teinud niimoodi, et kõik saavad osaleda nagu igal pool. Ja päeva lõpetab paneel, kus siis meie oma ala spetsialistid siis räägivad liikumise ja töövõime seostest. No kui ma aru sain, seal on ka loengud plaanis, et ja, mida just. Loengud siis käsitlevad? Loengud on siis meie toidukobara kogukonna juht Merle Einola räägib toitumisest töökohal, Allar räägibki siis motivatsioonist liikuda ja hoolitseda oma tervise eest. Ja siis meie hõbekobara kogukonna juht Kristi Kuusmik-Orav räägib siis tegelikult üleüldse nagu kõigest, et kuidas siis töökohal arvestada vanemaealistega. Tulete palun meelde, kuidas selle ürituse nimi oli? Liikumine on töövõime võti. Liikumine on töövõime võti, just. Kuidas see sündmus alguse sai ja see nimi on nii äge, et kuidas see sündis?
See tegelikult vist meil esimest korda Spordiliiduga rääkisime juba umbes aasta tagasi, aga meil oli sügisel oktoobri lõpus Pärnumaa esimene tööheaolu vaimse tervise konverents 2-päevane, mida me siis korraldasime koos Tallinna Ülikooli Pärnu kolledži ja sisendi andis meile Pärnu HR Foorum. Ja sealt siis selle nagu konverentsi eel ja siis saime nagu Spordiliidu juhi Kaisa Aasaga kokku ja otsustasime, et nüüd see peaks olema üks konverentsi nagu järeltegevustest, kuna liikumine on ka vaimse tervise alus. Ja siis ja konverentsil siis sai juba tegelikult jätkutegevusena taga nagu välja hüütud ja alguses me küll planeerisime, et me saame juba jaanuaris ta teha teoks, aga jah, kõik jäime ajale jalgu, et nüüd on siis 8. veebruar. Kuidas sulle tundub nüüd, olles ka Pärnumaa tervise edendaja, kuidas on pärnumaalaste sellised liikumise ja toitumisharjumused, et mina ju selle ringkonnaga, kellega mina lävin, tundub, et kõik on nii tublid, kõik liiguvad, kõik söövad nii hästi, eks ju, aga see on see üks kitsas sektor, keda ma näen, eks ju, kuidas see tegelik olukord on? Päris selliseid värskeid andmeid mul ei ole, mina saan ka praegu nagu võib-olla öelda rohkem oma selle sisetunde pealt, aga eelmine aasta oli Tervise Arengu Instituut viis läbi jälle Eesti täiskasvanud elanikkonna tervise käitumise uuringu, mida iga 2 aasta tagant tehakse ja me loodame, et me selle poole aasta lõpuks saame siis värsked tulemused. Aga ise lõpetasin tervisejuhi ametikooli, siin nüüd juba saab 4 aastat tagasi ja tegin ka oma lõputöö Pärnumaa elanikkonna 25 kuni 54 aastaste ülekaalulisusest, sest pärnumaalased on rohkem ülekaalus kui ülejäänud Eesti ja mitte ainult ülekaalus, vaid ka rasvunud. Seda mõõdetakse eraldi ja see kasvab siis vanusega, et kuni 25 kuni 35 on veel enam-vähem ja siis on selline väga järsk nagu rasvunute osakaal, eriti meeste seas. Et toitumis- ja harjumused on, ma lihtsalt toon, võib-olla me ikkagi paljud see tervisliku toitumise teadlikkus on ikkagi suhteliselt madal. Et teatakse küll, et tuleb süüa 5 peotäit köögivilja, puuvilja, taldrikureeglid tihtipeale teatakse, et 50% peaks olema köögivilja ja värsket ja siis veerand lisandit ja veerand seda siis kas liha või kala või ka miks mitte näiteks sinna juurde ka veel taimset kotletti. Aga tihtipeale see taldrik, see tasakaalus ei ole, aga näiteks kui öelda inimestele, et ärge sööge pooltooteid, et need on väga rasvarikkad ja seal on väga palju varjatud soola, suhkrut, lisandeid ja siis mul endal üks kogemus, kus inimene, kellel oli natukene kõrge kolesterool, ütles, aga ma ei söö neid pooltooteid. Aga samas ma tean, et ta laua peal on hommikusöögiks sink ja mitte see liha, mis on suitsutatud talusink, vaid sink, kus ei ole 100% liha, vaid sinna on juba pandud selliseid igasuguseid erinevaid asju ja millel on väga kõrge rasvasisaldus ka nendel fitness-toodetel. Ja seal on need varjatud lisaained, need käituvad meie organismis nii, et me isegi tihtipeale ei tea. Et ikkagi tuleks eelistada puhtaid maitseid ja nagu päris toiduaineid ja ise teha süüa. Alles hiljuti jõudis minuni üks
postitus vist Facebookist ja ma ei mäleta, kas seal oli umbes selline sõnastus, et ühel heal toiduainel peaks olema a la 3 või 5 koostisosa. Ja ma mõtlesin, mis asi see nüüd siis on. Oskad sina mulle seda tausta natuke rääkida? Aga see on täpselt see sama, et kui me vaatame, nii palju võib-olla inimeste teadlikkus on, või ma loodan, et on, et kui sa poest ikkagi ostad mingit toodet, eriti kui sa ei ole seda enne tarbinud, või miks mitte ka neid, mida sa oled nagu tarvitanud ja kui sa keerad ja vaatad, mis seal koostises siis on, siis kindlasti ei tasuks osta seda, kus koostisosad on 10, vahel 20 ja 30-gi, et tihtipeale me ei saa öelda, et ükski toode on kahjulik või tervislik. Kõike tuleb tarbida tasakaalus ja kui tõesti on mingi asi, ma ei tea, näiteks kas või viiner, ma tean, mida inimesed väga nagu armastavad. Ega see siis ei ole, saa ka keelatud olla, aga tuleb ikkagi nagu piiri pidada sellist, mitte vajalike asjadega. Ja muidugi on üks asi veel see, et Eesti rahvas väga armastab liha ja sööb liha kordades rohkem, kui tegelikult oleks organismile vajalik. Eks nende toitumise teemadega on päris keeruline teinekord jälgi pidada, sest et on olnud ajastuid ja aega, kui öeldakse, et ainult kiudainet tuleb sisse süüa hommikust õhtuni. Siis on olnud ajastuid ja aega, kus öeldakse ainult liha hommikust õhtuni. Et kogu selles virvarris on väga keeruline orienteeruda, et mis see päriselt siis õige nii-öelda on. Jah, eks igal inimesel ikkagi, kes nagu jälgib ja teadlikult sööb, ta ikkagi ise valib sinna selles mõttes, et ikka tervislik on see, mida sa tunned, et su keha vajab ja et sul on pärast sööki on hea olla. Ja midagi, nagu ma juba ütlesin, et midagi ei ole nagu keelatud, aga tuleb ikkagi jälgida, et see toit on tasakaalus, et sa saad nii köögivilju, puuvilju, kindlasti täisteratooteid, kala, et ja natukene magusat, natukene, mis teeb ikkagi nagu meele heaks ka, sest eks see šokolaad isegi olen täiesti šokolaadisõltlane olnud eluaeg, kus me seda vaimset tervist siis ikka toidust saame natuke seda ka, et kõike peab tegema mitmekesiselt ja tasakaalustatult ja mõõdukalt. Mulle hästi meeldis see mõte või see indikaator, et kui peale sööki on hea olla, et siis järelikult see söök ongi mu kehale hea. Just täpselt, nii ongi. Ma jäin mõtlema selle peale, kui tõid välja, et pärnumaalased on rohkem ülekaalus kui teiste piirkondade elanikud ja mehed, ütleme siis keskiga ja kõrgemale. Et kas nad ise muidu teadvustavad seda, et ma mõtlen, et kui keegi ütleks mulle, et ma ise arvan, et ma olen väga heas vormis, nagu tõesti arvan, natuke võiks parem olla, aga see selleks. Aga kui keegi ütleks, et kuule, et et sa oled umbes selles vahemikus, kus nagu on see potentsiaalse oht nagu suurem on ju, et kas inimene ise üldse teadvustab, et see võiks olla temal nagu mure või probleem koht, et ma mõtlen, et kas või näiteks see meesterahvas, keskjääline natuke vanem, kel võib-olla isegi väike punu on ees on ju, et kas ta nagu ise üldse võikski arvata, et see on probleem, äkki ta ise nagu ei tajugi, et see nagu on mingi küsimus üldse? No ma ikkagi arvan, et nad tajuvad seda, aga nad kindlasti üldjuhul ei tee inimesed väga kardinaalseid tervisekäitumise muutuse otsuseid enne kui tervis üles ütleb. Ja eriti mehed. Mulle tundub nii, aga eks see naised ikkagi ka. Ma arvan, et iga inimene ikkagi ju teadvustab võib-olla nagu
ei taha endale tunnistada, aga kui sa oled ikkagi 20 kilo või rohkem ülekaalus, sul on ju raske liikuda, kõike on raske teha ja samas söögiisu aina kasvab. Et see täitmatuse tunne, et see kaotab, kui lähed nagu, ma arvan, et see on nagu alkoholi tarbimisega, et kui see läheb üle mingi piiri, siis seda ei tule enam nagu seda täiskõhu tunnet või tuleb, sa pead nagu väga täis sööma ennast. Ja kui sinna kõrvale üldse ei liiguta, siis siis meie organism ikkagi väga kannatab. Süda saab kohutava koormuse ja samamoodi kogu organism. Teine sükene varjatud teema, mulle tundub vähemalt, et üha rohkem on ka kuulda selliseid olukordi, kus vaatad inimesele peale täiesti, tundub normaalkaalus, kõik on nagu vinks-vonks ja siis käib perearstil ja upsi, kolesterooli tase kõrge. Et kuigi võib-olla mitte midagi isegi nagu ei vihja sellele, eks ju, et kas selliseid kontrolle siis peaks tegema regulaarsemalt, et jõuaks kiiremini nagu jälile või kuidas siis nagu sellises olukorras toimetada? Ma ei ole päris kindel, kuidas see perearstinduses on võimalik, aga mina soovitan küll kord aastas teha endal vereproovi, et mõõta kindlasti veresuhkrut ja kolesterooli. Ja kui on mingi, selles mõttes, et üldveri ja siis see veresuhkur, et mina teen juba aastaid, minu perearst on nõus seda tegema, ma olen lihtsalt kuulnud, et mõned perearstid millegipärast ei taha seda ilma mingisuguste vaegusteta nagu teha, ma küll ei leia mingit põhjendust sellele, et inimene peaks ikkagi teadma, et tal on põhinäitajad korras. Kindlasti need, kes käivad tervishoiuarsti juures, seal üldjuhul ikka võetakse vereanalüüs, et sealt saab teada. Aga kui kolesterool on kõrge, see on ka väga kõhnadel inimestel, see ei puuduta nagu üldse nagu selles mõttes kehakaalu, et ja siis peaks juba hakkama vaatama, et toidulauas mingisuguseid korrektuure tegema. Jah, siin ma olen perearstidega natuke eriarvamusel, et perearstid tahaks kohe välja kirjutada ravimit, aga see on jälle iga nagu inimese siis oma vastutus, kas ta hakkab võtma ravimit. Minul endal on olnud nüüd, ma arvan, et äkki 3 aastat tagasi kolesterool kõrgem, kui peaks olema. Mina ei ole nõus võtma ravimit ja nüüd on mul ikkagi iga aastaga see number alanenud. Ma ikkagi teadlikult just nimelt ei söö neid kokku keeratud sinke, suitsuvorste, et ma nagu natuke ikkagi enne mõtlen, kui just selliseid valikuid tehes. Ja ma söön muidugi väga palju kala, et mul on see nõnda nimetatud jutumärkides hea kolesterool on ka väga kõrge, et siis see natuke tasakaalustab seda. Ja kui, ma ka ikkagi arvan, et kui see kolesterool on natukene üle selle normi, et kohe kindlasti ei tasu paanikasse sattuda ja ma ka arvan, et kohe ei tohiks hakata ravimit võtma, ikkagi kõigepealt reguleerida seda toiduga ja ka liikumisega. Ma olen ka selles mõttes hästi sinuga sama meelt, et me saame ise hästi palju enda heaks ära teha. Aga kui inimesel pole seda oskust kohe, et läheb arstile, kuuleb, et nüüd on kolesterool natuke enne üle normi, hakkame kohe ravimeid võtma. Aga tal võib-olla pole ka teadmist, kuidas ise nagu ennast aidata, et kus kohas ta võiks siis pihta hakata, kui ta teab, et ta tahab ikkagi iseseisvalt hakkama saada, veel võimalikult kaua seda ravimit eemale lükata, kui võimalik, eks ju. Et kus kohas ta võiks siis pihta hakata, et ise endaga tegelema hakata selles osas? Kõigepealt võiks ikkagi küsida perearsti käest, et kuhu ta peaks, et kas perearstil peaks olema ka loodetavasti, paljudel on teadmised ja ise jagavad seda, aga kusjuures ei ole praegu, minu meelest peaks olema ka Pärnu haiglas meil toitumisnõustaja, see tõenäoliselt on küll tasuline.
Aga täitsa tasuta on meil kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud toitumissoovitused, toitumise liikumis, nüüd ka unesoovitused. Ja see on internetis täiesti vabalt saadaval ja sealt näpuga järgi ajades saab kindlasti abi. Aga toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid ja ka on meil ka toitumisarstid Eestis paar tükki olemas, et nendelt saab kindlasti abi. Kui palju on selles osas sinu poole pöördutud ja küsitud? Ma tean, et sa oled meil maakonna terviseedendaja, aita mul aru saada, mis ma peaks teistmoodi tegema? Kusjuures ma arvan, et väga ei ole sõbrad ja kes on nagu valdkonnast eemal ja tuttavad, aga ega väga ei ole küsitud. Et siis tulebki teha suuremaid üritusi, kus saavad kõik kokku tulla ja siis küsida. Jah, just. Kui tihti selliseid tervise teadlikkuse tõstmise üritusi üldse korraldatakse, et selline nagu siin pühapäeval tulemas on, et see on nii oluline, et inimesed saaksid esiteks juba sellest argiteemast välja ja teiseks ka nagu teadmisi, eks ju. Et kui tihti selliseid üritusi korraldada üldse saab? Eks see üritus on, eks see vist jäi täitsa mainimata, see on osalejatele täiesti tasuta. Ja aga selle korraldamine, ei ole, see on ikkagi nagu raha eest, eks tasuta lõunaid selles mõttes ei ole. Et selles nüüd liikumispäeva rahastab meil PEK, ja siis eks see rahastus ongi nii, et kui rahastus on, siis me saame korraldada selliseid üritusi ja kui ei ole, siis jäävad korraldamata. Aga me väga loodame, et me saame, nagu ma juba rääkisin, et see tööheaolu vaimse tervise konverents oli meil esimene nüüd sügisel 2-päevane. Teeme kõik selleks, et see saaks nagu alaliseks sündmuseks ja vähemalt 1-päevase kindlasti sügisel korraldame. Kas see on ka kõigile avatud, et ma seda eelmise aasta lõpus vaatasin, aga tundus, et on nii nagu tugevad oma ala asjatundjad, kõik mõtlesin, issand, mis mina tavakuulaja seal nagu teen, aga see on ikkagi kõigile avatud? On ikka kõigile, eks meil seal oli ka võib-olla peamine siht tööandjal või personalijuhil, et kuidas oma nagu töötajate ja personali eest nagu kuidas nende vaimse tervise eest nagu hoolitseda ja märgata ja mida teha paremaks. Täpselt nagu ka see nüüd pühapäevane üritus on, et eelkõige sooviks, et tööandjad, kuidas ma ütlen, utsitaks oma töötajaid liikuma. Enamus ju tööd on ikkagi sellised, kus me oleme ka staatilised liini taga või istume kontoris. Nüüd tänapäeval ka juba paljud siiski seisavad vahepeal kontoris, aga lisaks on ikkagi vaja liikuda nii, et liikumisintensiivsus on nii, et süda ikkagi hakkab kiiremini lööma ja veri hakkab ringi käima. See on hästi armas mõte, et tööandjad võiksid utsitada natukene rohkem. See, ma kujutan ette, et see võib praktikas väga lõbus välja paista. Tööandja, kui tuleb, ütleb, et nii, liikumispaus ja siis liinitöötajad vaatavad nagu algkulmu, mis sul nüüd siis juhtus, on ju. Aga tegelikult see ongi see koht, mida peab just nagu tooma esile, et see ongi äge. See ongi see tööandjana ka eristumine nii-öelda. Jaa, me tegelikult, ma ka tean, et Pärnumaal on tegelikult paljud ettevõtted esiteks, kus on sellised nagu tervisemeeskonnad, kes seisavad selle eest et töötajad liiguksid, mõtlevad välja igasuguseid erinevaid tegevusi, üritustel osalemist, ka just nimelt liikumispause. Aga ega see meeskond üksinda üldjuhul ei toimeta, et ikkagi juht on see, kes annab nagu kindlasti eeskuju ja annab nagu loa ja tõuke selleks, et see kõik saaks toimida. Kas ma sain õigesti aru, et meil on ettevõtted, kellel on tervisemeeskonnad tööl? See on nii äge.
kas sa saad mõne välja ka tuua mõne ette? Ma olen käinud kohtumas kevadel Dreamtexi tervisemeeskonnaga. Ja see oli nagu tõesti ka mulle niimoodi, et suu jäi lahti ja nagu silmi avardav. Et jah, ma vean ka Pärnumaa tervist edendavate töökohtade kovisioonigruppi. Nüüd sai 2. aastaring täis ja alustame 3. Ja seal on meil Dreamtexi esindaja ka ja tänu sellele ma tõesti päris nagu lähedalt tean, mida nad kõige korraldavad ja see on nagu väga äge. Kui rääkida sellest kovisioonist veel natuke lähemalt, siis mis tegevusi seal tehakse ja kas see on ka samamoodi siis nagu kõigile avatud? Kovisioon on niimoodi, et me tegelikult alustasime selle, tõi nagu ellu Tervise Arengu Instituut, kes vedas tervist edendavate töökohtade kogu seda teemat. Nüüd selle aasta 1. jaanuarist on see Tervise Arengu Instituudist liikunud Tööinspektsiooni. Ma ei tea veel, mismoodi see seal toimib. Tervise Arengu Instituudi selle ala koordinaatoriga oli meil küll väga hea koostöö ja me siis alustasime 2 aastat tagasi esimese grupiga ja kutsusime Pärnumaa tervist edendavaid töökohtasi siis, kes soovisid kovisioonigruppi nagu liituma. Ja siis eelmine aasta tegime seda sama ja nüüd siis kohe varsti läheb info, meil oli alles eelmine nädal oli see 2025. aasta nagu lõpu kohtumine, siis kindlasti kutsume või nagu jagame infot, et kuidas selle grupiga saab liituda ja kui on, me gruppi ootame umbes selline ühte gruppi 8-10 inimest. Kui tuleb palju tahtjaid, siis meil on ka võimekus nagu 2 gruppi vedada, nii et. Ja me oleme siiamaani mõlemad korrad, mõlemad aastaringid oleme kohtunud peaaegu 1 kord kuus. Mis oli ka minu jaoks esimest korda mulle nagu väga üllatav, et grupp tahtis nii tihti koos käia, et see on nagu grupi koos otsustamine siis, kui me grupid moodustame. Mis seal grupis siis tehakse sellel kokkusaamisel? Meil on siis kovisiooni gruppi siis vean kas mina või 1. aasta meil oli Tervise Arengu Instituudis 2 grupi vedaja eelmisel aastal, nüüd oli linnavalitsuse personalijuht Jana ja siis see on siis selline meetod, kus grupi liikmed saavad jagada kas oma õnnestumist või mingit probleemi ja mida siis konkreetselt nagu meetodi alusel siis kas õpitakse õnnestumisest või kuidas ma siis ütlen, mitte ei lahendata probleemi, aga pakutakse erinevaid siis lahendusi probleemi nagu lahendamiseks, et valitakse nagu üks teema siis erinevate grupi liikmete poolt. Mõttelõng läks praegu kuskile kaduma, et valitakse üks teema ja siis leitakse koos sealt mingisugused lahendused. Aga see siis käib täpselt nagu kovisiooni selliste nagu punktide alusel ja seal on erinevaid meetodeid siis olenevalt probleemist, kuidas, mis skeemi siis grupijuhid jälgivad. Kas oli ka nagu aru saada, et on küll erinevad ettevõtted, aga ka sarnased mured või oli pigem see, et igaüks oli oma nagu? Täpselt see sama mõttelõnga korjasid praegu üles, et kui me esimene kord alustasime, siis mul oli ka täitsa selline nagu, kuidas ma ütlen, hirm, et hästi erinevad ettevõtted liitusid ja olid nagu, oli nii tootmisettevõtteid kui siis kohalikku omavalitsust ja väikseid ettevõtteid ja suuri ettevõtteid ja siis oli ka üks majutusasutus meil, et kuidas siis see probleemi lahendus siis lõpuks nagu, et nii erinevad vaated, aga tegelikult see tõesti rikastab ja kõik ka nüüd sellele eelmine nädal, kui me kokkuvõtteid tegime, et siis, et kõik
nagu mainisid selle ära, et see on just nagu väga hea, et ei ole ühe valdkonna inimesed, vaid on erinevatest valdkondadest. Sa saad nagu täiesti erinevad perspektiivid ja nagu väga hea tulemuse või väga head lahendusettepanekud. Milliseid häid lahendusettepanekuid siis tood, et äkki keegi kuuleb siin ka, tahab olla ka tervist edendav tööandja, aga võib-olla kohe nagu ei tule niimoodi julgus, et ma nüüd liitun mõne grupiga, eks ju, aga kas on mõnda selliseid universaalseid tõdesid ja abimeetmeid? Selliseid universaalseid tõdesi ma ei välja ei käiks, aga selles mõttes, et see on ikkagi, kuidas ma ütlen, natuke selline nagu toetusgrupp, et sa saad nagu oma töökeskkonnast väljapool avada mingisuguseid probleemkohti ja tihtipeale juba sellele probleemi nagu rääkijal selles teises keskkonnas juba tal endal hakkavad mingid tulukesed põlema. See on üllatavalt tõhus selline kooskäimine ja kindlasti toetab mitte ka selle konkreetselt nagu siis probleemi lahendust, vaid ka kindlasti sellist nagu töö heaolu või töö vaimset tervist. Vahetevahel on jäänud ka muljed, et võib-olla tööandjad on natukene nagu rohkem nagu kinnised ja võib-olla ei taha jagada igasuguseid informatsioone, eriti kui midagi halvasti on. Et kuidas sinu tööpraktika näitab, kas see on müüt, et tööandjad ei taha nagu jagada, kui midagi nagu töötajatega nii hästi pole, on ju, ma ei räägi siin konkreetselt mingitest tööõnnetustest, vaid nagu üleüldiselt, on ju. Või on see ikkagi ei pea paika, et ikkagi jagatakse hea meelega? Jah, siin ei saa üldse üldist vastust anda. Eks tööandjaid on igasuguseid aga ma arvan, et Pärnumaal ikkagi nii palju kui nendega, kes tulevad üritustele ja toimetavad, nemad ikkagi näevad adekvaatselt, mis nendel ettevõtetes toimuvad. Ja meil on muidugi Pärnumaal ju enamus on kõik ju mikroettevõtted, et mulle tundub, et ka nemad ikkagi on üha rohkem nagu teadvustavad. Üksi saab ka, aga parem on ikkagi koos, et tulevad sealt oma sellest kestast ja oma keskkonnast, vajavad seda tuulutust ja teistega koos arutamist. Jah, see nagu välja tõidki on hästi selline tõhus ja tulus meetod kõvahäälselt välja rääkides ja siis järsku lööbki see sama pirnike peas põlema. Okei, see tegelikult ongi see lahendus. Just. Oled täna päris palju ka puudutanud vaimse tervise teemat ja ma ei tea, see vist on teema, mis on praeguse ajastu märk lihtsalt, et igal pool sellest räägitakse. Kas on ka oht, et sellest ühelt maalt juba liiga palju räägitakse, et enam ei võeta nagu tõsiselt neid teemasid või ei ole seda ohtu? Selles mõttes on see oht, et ma räägin ühe sellise oma kogemuse. Ühel liikumisüritusel oli samamoodi paneel, kus räägiti erinevatest teemadest ja tuli ka vaimne tervis teemaks. Meil paljud Eesti maakonnad on võtnud oma fookusesse laste ja noorte vaimse tervise. Mis ei tähenda mitte seda, et otsime neile nõustajaid ja arste. Terviseedendaja tegeleb ennetusega. Ja selles paneelis juhtus selline lugu, et üks perearst ütles lause, et ma ei tea, kas see vaimne tervis juba ajab nagu üle ääre igalt poolt. Mille peale publiku seas oli inimesi, kes plaksutasid käsi. Ja see on tõsiselt märk, et kui isegi nagu oma ala spetsialist, perearst ütleb sellise lause, ja samas on meil ikkagi laste ja noorte seas väga suured probleemid ja see on ju täiesti kasvav trend, et tegelikult sellest tuleb rääkida. Ja kindlasti ikkagi ennetuse võtmes. Me peame just nimelt suunama nii meie lapsi, noori kui meid endid.
esimene asi on just nimelt see liikumine, et kui sul on ikkagi sellised kerged probleemid, siis liikumine aitab. Mina olen ise väga sügavatest aukudest end välja kõndinud lihtsalt nagu kilomeetreid ja minuteid ja kümneid minuteid ja ka tunde lõpuks. Aga siis võib-olla ka see on märguanne, kui kõndimine enam ei aita ja tuled koju tuppa tagasi ja siis ketrab veel rohkem, siis on märguanne, et nüüd peab minema abi otsima. Aga enne seda me saame ikkagi palju teha, et tähele panna iseennast, kuidas me oleme mõjutatud erinevatest asjadest ja kindlasti ka nagu naabrit, sõpra, pereliiget, et kutsuda kaasa liikuma või raamatut lugema või kas või kinno, selles mõttes ekraane on küll palju, aga kinos käimine on ikkagi selline kultuurielamus ja teater ja muidugi loodus ja see, mis praegu nagu õues toimub, et see peaks kutsuma kõiki ekraanide tagant ära nagu päris vaateid vaatama ja neid ei pea ka kõiki pildistama, et midagi võib nagu päris mällu ka jääda, et see ikkagi toidab meie seda vaimset tervist. Mismoodi iseennast siis niimoodi võiks häälestada selliseks heaks päevaks, et milline võiks olla selline hea päeva häälestus, et kui kohe hommikust saadik mõtlen, et meie saade on siin kuuldaval esmaspäeval, eks ju, et kui keegi nüüd kuuleb siin hommikul kell 8, siis mõtleb, et nii, mul on veel natukene aega, et päevaks häälestuda, et milline võiks olla selline hea päevaks häälestumine, et oleks see nagu ennetuslik pool kõik nagu edasi antud nii-öelda. Kui teed hommikul silmad lahti ärkad, et siis ei tohiks kohe krapsata püsti. Ole natuke voodis, ringuta või lihtsalt mõtle, et ma arvan, et see aitab kindlasti organismil kuidagi nagu ärgata paremini. Ja siis miks mitte ka teha mingeid võimlemisharjutuste moodi. Minule näiteks on rutiin juba väga mitu aastat, sain kogemata kuskil töötoas mingi Tiibeti 7-minutilise võimlemise, mida saab teha voodis ja see on nagu, see on nii tore, see on nii lühike, patsutad ennast igalt poolt läbi või nagu äratad üles. Aga või siis tõusta ka siis püsti mingite minutite jooksul, siis teha võib-olla ka ringutusi, et keha ikkagi nagu ärkab üles. Ja kui see veri hakkab sealt ringi käima, siis ka ikkagi tulevad nagu positiivsemad mõtted, siis ei vaata enam nagu norus peaga. Ja võib-olla ka kui kardinad eest ära tõmmata, siis korra öelda nagu tere ja aitäh. Ja võib-olla ka mõelda, et mida nagu soovida sellel päevalt, et kas see õnnestuks või äkki kohtanud kedagi täna, seda või teist. Ja siis minu soovitus on muidugi liikuda enne kui kohvi ja võileiva järele haarata või pudru või mis iganes on kellelgi. Et minul on 2 koera, mina käin nendega kõndimas. Kui on palju aega, siis käin nädalavahetusel ikka pikalt, kaugel. Aga kui tööpäeva hommikutel selline 20 minutit vähemalt, kui siis mitte 30 minutit. Kindlasti ei tohi nagu seda mõelda, et oi ma ei taha. Siis tuleb kohe raputada ennast ja öelda, ma tahan. Mul oli kunagi, kui mul laps käis koolis, siis ta vahel tuli mul sealt ülevalt trepist alla, ütles, emme ma ei taha. Ma ütlesin, ära mõtle niimoodi, ütle endale, süvenda endale, ma tahan. Et siis keerab ka aju selle natuke teist pidi. Need on nii lihtsad asjad, mille sa välja tõid. Tegelikult on väga lihtsad asjad. Mitte ükski neist ei nõua miljoneid. Lihtsalt väikest aega iseendale. Ja see muudab nii tohutult palju selle päeva algust. Et mul tundub, et me võiksime rohkem teadvustada neid väikseid hetki. Jaa, täpselt. Ja see ei võta ka nagu aega. See on tõesti 10 minutit võib-olla kokku see, enne kui sealt magamistoast välja lähed. Aga see on väga ilus mõte, millega täna mul tundub, et võiks see saate kokku võtta. Lihtsalt tuletame veel meelde nüüd pühapäeval, mis kellast ta tasub spordihallis kohal olla. Kohal tuleb olla kell 11. Jäi ka mainimata, et meie päeva juhib Vahur Mäe,
kes juba siis kell 11 tervitab ja juhendab ja päev kestab kella 2-ni ja tore oleks, kui osalejad registreerivad ennast ette, aga seda saab teha ka koha peal ja rohkem infot saab. Selline lihtne aadress on arenduskeskus.eu/liikumispäev. Suur aitäh, Saale, ja toredate liikumiste täis kohtumisteni! Ja aitäh kutsumast ja kohtumisteni!